Tere hommikust! Uudiseid! Narvas teatatakse, et pärast poolteist kuud kestnud juurdlust on tuvastatud faktorid, mis viisid plahvatuseni sealse kunstmurustaadioni altküttesüsteemis, mille tõttu Narva Trans ei saanud alanud Premium-liiga hooaja esimestes voorudes koduväljakul mängida. Nagu teatas Narva Transi pressiteenistus, plahvatas küttesüsteemis vimm, mis kogunenud salaja. Esialgsed kahtlused, nagu põhjustanuks plahvatuse Jalgpalliliidu uues analoogia mitteomavas fitnesskeskuses ületreeninud Transi mängijad, osutusid seega alusetuiks. Plahvatuses purunenud küttesüsteem loodetakse taastada 2038. aasta sügiseks. Nüüd aga otselülitus Paidesse. Ja head Paide linnameeskonna fännid! Meil on teile suurepäraseid uudiseid. Nimelt, Levadia mäng on tõstetud päev varasemaks ja 19. aprilli asemel toimub see juba 18. aprillil. Nii et kohtume juba 18. aprill kell 6, aga ma võtame uuesti ühendust. Mul on Pärast Premium-liiga teise vooru kohtumist FC Kuressaare ning Harju jalgpalliklubi Laagri vahel otsustati ülemöödunud nädalal peetud Eesti Jalgpalliliidu üldkogul, et edaspidi ei lükata Eestis ilmaolude tõttu edasi enam ühtki jalgpallikohtumist. Nagu Kuressaares selgus, oli väljaku tasandil ning kommentaatori tribüünil valitsevate ilmastikutingimuste vahe säärane, et tegelikult oli väljakul märtsi algusele kohaselt 22 kraadi sooja ning paistis päike, ehkki kaamerapildist nähtus justkui sadanuks staadionil lund ja olnuks pime. Jalgpalliliidu pressiosakonnast kinnitati, et tegemist oli telemaailmas sageli ette tuleva nähtuse ehk kaamera moonutusega. Näiteks on FC Kuressaare kapten Märten Pajunur tegelikult 142 cm pikk, ent telepildis tundub, nagu ta oleks 187 cm pikkune, kommenteeris Jalgpalliliidu ametnik. Vastupidisteks olukordadeks, kui ilmaolud peaksid olema paremad kaamera tasandil ning halvemad väljaku tasandil, püstitatakse edaspidi vajadusel mänguajal jooksvalt väljakule tellingud ning meeskonnad jätkavad mängu tellingutel, samas kui kommentaatorid ja kaamerapilt kolivad väljaku tasandile. Ja meil on järjekordne otselülitus Paidesse. Ja jätkame suurepäraste uudistega. Kui ma just ütlesin, et meil toimub mäng 18. aprillil, on see tõstetud meil 24. augusti peale. Ja mis oleks toredam, kui mõnusat suveõhtut veeta mitte siin kunstmurustaadionil kitsastes oludes, vaid meil juba tuttavaks saanud linnast üks kõne, vabandust, ma helistan tagasi, Krimiuudiseid. Eile öösel teatati politseile, et Paide linnameeskonna tiimibussist on leitud sissetungija. Suurte jõududega reageerinud politsei ekipaaž leidis bussi pagasiruumist tuntud telenäo ja Harju jalgpalliklubi Laagri ultrafänni Kalev Kruusi, kes avaldas politseile pikalt vastupanu ning saadi bussist kätte alles pärast seda, kui kohale saabunud Võrkpalliliidu turundusjuht Toomas Vara lubas tuua Kruusile uue Ahvena landi. Hiljem lausus rahunenud Kruus, et soovis linnameeskonna bussi pagasiruumist kuulata pealt Paide treenerite Karel Voolaiu ja Ats Sillaste taktikalisi arutelusid, et saadud info siis Harju Laagri meeskonnale enne nende omavahelist Premium-liiga kohtumist edasi anda. Politsei alustas Kruusi vastu menetlust omavolilise sissetungi paragrahvi alusel. Ja Paide uudistega ka jätkame. A. Le Coq Arena administratsioon teatas, et sai jälile viimastel nädalatel Rahvusstaadionil asuvas Paide linnameeskonna kontoris pidevalt tööle hakanud vingugaasiandurite häirete allikale, mille tõttu on tulnud staadionil töötavad inimesed veebruarist kuni tänaseni 94 korral evakueerida. Selgus, et häirete põhjustajaks oli linnameeskonna turundus- ja kommunikatsioonijuht Marek Tiits, kes vingus pidevalt lumiste olude ja külmakraadide üle jalgpalliväljakutel. Tiits on varemgi paistnud silma pideva vingumisega Eesti jalgpalli puudutavates teemades, norinud sotsiaalmeediast üli kõrgete ametnikega ning ähvardanud näljastreigiga, kui talle esiliiga kohtumiste kommenteerimise eest rohkem raha ei maksta. A. Le Coq Arena administratsioon on andnud Paide linnameeskonnale korralduse Tiits kontorist ajutiselt eemaldada ning parandada ühtlasi kontori ventilatsiooni, et Tiits saaks edaspidi kaaskodanikke häirimata jalgpalli kitsaskohtade teemal ventileerida. Ja meil on järjekordne otselülitus Paidesse.
me saime just teada, et meil Levadiaga mäng pidi toimuma 24. augustil, siis uudised lähevad järjest paremaks, sest see mäng tõsteti 24. detsembrile. Ja mis oleks veel parem, kui koos kogukonnaga tähistada jõule, avada kingitusi, oodata jõuluvana siinsamas linnastaadionil ja räägitakse ka juba seda, et kohtunikud pidid olema päkapiku riietes. Nii et kogukonna üritus, kõik koos. Selle tunni viimane uudis tuleb soccernet.ee-lt, kes annab teada, et neile teadaolevalt on 8 Premium-liiga klubi võtnud või lähiajal võtmas oma kollektiivi tööle Halle Kardinale, kelle peamiseks ülesandeks saab suhete juhtimine Eesti suurima jalgpalliportaaliga. Osad klubid on kinnitamata andmetel palkamas ka lillasid, oranže ja punaseid kardinale. Portaali peatoimetaja Kasper Elissaar väljendas veel ametlikult kinnitamata uudise üle suurt heameelt, öeldes, et kui uudis tõele vastab, viib see Soccerneti suure sammu võrra edasi eesmärgi poole, mille kohaselt ei suhtle peagi ükski Premium-liiga klubi enam portaali ühegi ajakirjanikuga. Vabanev ressurss soovitakse Elissaare kinnitusel suunata Eestis üha laiemat kõlapinda leidva Ameerika jalgpalli kajastamisele ning uue portaali handegg.ee avamisele. Uued uudised juba aasta pärast.